lugupeetud juubilarid, kallid külalised, annan edasi piiblisõnaga hea soovi. See on Rooma 12. Seepärast manitsen mina teid, vennad, Jumala suure südameliku halastuse läbi, et teie annate oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraliseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge võtke mitte selle sinase maailma sarnased olla, vaid muutke endid oma meele uuendamise läbi, et teie võiksite katsuda, mis Jumala hea ja meelepäraline ja täis tahtmine on. Aamen. Need, kes täna õhtuse ülesande jagasid, astusid üsna julge sammu. Nimelt andsid sama teema ühele kui ka teisele, eeldades seda, et ega need kaks meest ühtemoodi ei mõtle. Aga võib siiski juhtuda, et nad mõtlevad ka ühtemoodi. Ja mis saab siis? Nii et nüüd me peame ära taluma selle, mis siis saab. Algaksin sellega, et iga ese on valmistatud mingisuguse otstarbe jaoks. Kui on sulg, siis see on kirjutamiseks mõeldud. Auto on sõitmiseks. Ja raamat lugemiseks, pilt vaatamiseks. Aga milleks on inimene? Inimene peab olema loodud teatud eesmärgiga või meie peame süüdistusega astuma Jumala ette, et ta on loonud otstarbetu olendi siia maailma. Jumal ei võinud seda teha. Tähendab, et inimestel on oma otstarbe siin maailmas. Ja see tähendab seda, et igal inimesel on oma ülesanne ja otstarve. Jeesus rõhutas väga seda, kui ta rääkis kas või 5 varblasest. Üks ainus ei lange neist ilma teie isata. Ja karjane läks ainsat lammast otsima. See meie ülesande täitmine ongi nüüd Jumala teenimine, kui mina selle ülesande täidan, milleks Jumal mind on loonud ja mõelnud. Meie teenimine olgu õigel ajal ja õigel kohal, siis saavutab see oma eesmärgi. Vastasel korral ta kaotab oma väärtuse või vähemalt suurelt osalt oma väärtuse. See on nii, nagu saadad uue aasta õnnesuvi veebruarikuus. Sellel ei ole enam nagu seda tähtsust, mis tal on 1. jaanuariks antud soov. Ja täna õieti olen mina ka siin sellepärast, et üks jubilaaridest kord oskas õigel ajal teha õige hea teo. Kui minu lapsed tulid Tartusse ja neil ei olnud kuhugi minna, tähendab, kui nad õppima tulid, siis tema tegi oma uksed lahti. Ja meie ei ole unustanud seda heategu. Olen täna koos oma tütrega siin seda hinnates, sest see oli tehtud õigeaegselt ja õigel kohal. Kui täna seda pakutaks, siis sellel ei ole enam seda väärtust, aga see osutus oluliseks just siis. Ja peale selle meie teenimine olgu ka õige meelsusega, sest meie võime häid tegusid teha ka egoistlikudel motiividel ja see tõmbab palju maha sellest, mis muidu oleks olnud hea. Nüüd täna meie tahaksimegi siis rääkida eneseteostusest või Jumala teenimisest, kumb see meie juures siis esile tõuseb. Teenimise ajendid võivad olla kahesugused. Selles asjas meie mõttekäik ühineb venna himmaga. Meie võime teha tegusid enda teostamise huvides. See võib mõnikord üsna varjamatult esineda. Näiteks kui võtad inimese, kes on haige psüühikaga, tema juures see tuleb üsna katmatult esile. Ta ei teegi sellest saladust, et tema teeb seda oma huvides. Näiteks noor mees meil Tallinnas, kes ei ole koguduse liigegi, aga tema on väga aktiivse loomuga ja kui siis suvel meil oli puhkusaeg, tema tegi ettepaneku, et tema võiks väga hästi ka koguduse vanema aset täita puhkuse ajal.
ja teised võiksid pikema puhkuse võtta, tegi ka veel sinna juurde selle ettepaneku. Täiesti mõistetav tema seisukohalt see asi, aga muidugi teiste seisukohalt see ei olnud mõistetav, sest see kuulus selle enese teostuse nähtust hulka ja vend Himma oli väga leebe, kui ta ütles mitme asja kohta, et see ei tarvitse olla patt ja ei tarvitsenud tõest olla patt, aga minu ettekanne lähtub rohkem sellest, et ma tean, et minu sees, see on mu liha sees, ei ela mitte head. Ja tunnistame ikka halva halvaks ka siis, kui seda tehakse hea nimel. Näiteks enese teostamine, milles siis see avalduks? Avaldub kõigepealt selles, et mina tahan teotseda võõral alal. Jumal ei ole seda ülesannet mulle andnud, aga mulle meeldib see. Ma näen, et kellelgi teisele sobib see amet hästi ja tema töötab lugupidamisega, tema töötab tagajärgedega, miks mina ei võiks siis seda sama teha. See tahe esineda tõuseb sel puhul esile ja paneb ennast maksma. Kui mitmeid vendi on tulnud sellega kurvastada, et neile ei ole antud sõna seal, kus nemad seda soovisid. Või koorijuhid võivad teada ka väga hästi seda, kui mitmed lauljaid on tulnud kurvastada sellega, et neil ei ole antud esinemisosa just seal, kus nemad seda väga soovisid. Leventantul kadunul oli üks hea näide, kui meil oli tarvis vanem presbüüterit ja raske oli leida, sest keegi ei igatsenud eriti seda ametit, siis tõus, no olete ka teie vennad. Meil oli Leningradis vanem presbüüterit, Leningradis oli vaja presbüüterit ja 200 venda oli ja 300 kandidaati sellele kohale. See tahtis öelda nii piltlikult selle tõe, et tuleb ikka seda head ametit püüda. Ja kui meie niimoodi püüame, siis see ongi see enese teostamise nähtus, et ma püüan tegutseda võõral alal. Seal tegutseda, kuhu Jumal mind ei ole läkitanud. Siis ka veel järgmine nähtus, mis esineb ka usklikud hulgas, võib tekkida üllatav energia ärkamine. Inimene korraga tunneb, et võt nüüd on minul läkitus, mina tahan midagi teha ja teeb ka, aga temal on see energia alles pühitsemata. Energia on ärganud, aga ei ole veel pühitsetud. Tuun veel näite. Üks armas õde, tema elab meil umbes 5 kilomeetrit Tallinna linnast kaugemal ja tema ühel hommikupalvel tundis, et Jumal läkitab sind täna. Mine täida neid ja neid ülesanded ja terve rida ülesandeid. Kohe läks ühe venna juurde ja ütles, et Jumal saadab sind oma riigi tööle. Mis sina siin majahoidja ametis ta oli? Mis sina siin majahoidja ametis teed? Jumal saadab sind välja. Ja nii tuli temal käia paljud inimesed läbi, igal ühel andis tema sõna Jumalast. Ja nii kestis see 2 nädalat. Siis paar tema armsat õde, kes noorest east teda tundsid ja teadsid, kui tubli ja arukas õde see oli. Need läksid tema juurde ja ütlesid, õde, kas see peaks Jumalast olema niisugune tegutsemine. Ja see õde jäi nagu ise ka kohkuma, et aga kuidas siis räägib, et palves temal see käsk tuli ja sellega peaks kõik korras olema. Ja neid 2 õde ütlesid, aga meie palume siis täna sinuga koos. Ja palume, et kui see ei ole Jumalast, siis see võiks ära kaduda sinu juurest. Ja nemad palusid ja tõesti see kadus. Ja õde ise pärast ütles mulle, et no imeline asi see oli, minul oli nii selge kõik, mis on Jumala tahtmine. Aga sellest momendist siis ma tundsin, et see oli väärtegu minu juures. See üliaktiivsus ei olnud Jumalast. Tähendab, et oli enese teostamine, kuigi üsna alasti kujul. Ja ta võis olla ka hoopis madalamalt päritud kui oma mina, aga siiski selle mina kaudu ta tegutses. Nii palju see mina andis ikka ennast selle halva kasutada. Siis on ka veel järgmine enese teostusavaldus selles, kui rõhutatakse uudsuse momenti üle, eriti Jumalariigi töös. See võib huvitada inimest ennast. Temale on see väga põnev, aga kas ta teistele ka on nii põnev? Näiteks tean ühte inimest, kes on väga põnevalt huvitatud ajaloost ja tema pakub seda igal võimalikul juhtumil.
aga teistel ei ole see nii huvitav ja selle tõttu tuleb siis nii välja, nagu tema sõnavõtt oleks igav ja ühekülgne, teised ei ole sellega rahul. Me peame aru saama, mis on minu oma isiklikust huvist lähtuv ja või mis on Jumalast lähtuv. Tavaliselt on niisuguste nähtuste sügavamaks põhjuseks mina teenimine. Ja kui nüüd peame seda meeles, mis apostel ütleb, et tema sees ei ela mitte head, siis üks oluline põhjus selle mina teenimisel on siiski inimese auahnus. Tavaliselt on see seoses esinemistungiga. See võib esile tõusta palvelas, see võib esile tõusta seltskonnas. Üks armas vend jutustas mulle isiklikult, mõned teist tunnevadki teda, väga püüdlik usklik inimene, tema liikus ühes grupis, kus oli Jumal ka neid õnnistanud ja korraga selle grupi peategelane ütles, Jumal on nüüd teid õnnistanud, ärge nüüd enam minge kirikusse, sest seal ei ole vaimu. Ja mõeldes muidugi Olevisti kirik, et seal ei ole vaimu. Teie peate nüüd elama omaette. Ja see vend tuli siis koju ja mõtles vaikselt, kas siis mina olen parem teistest. Ja kui ta siis esitas endale teatud küsimusi ja ütles, et kas minus on veel uhkust ja auahnust. Ja korraga tal hakkas lahti pudenema terve rida näiteid, kus temas on veel uhkust. Kas sul meeldib hiilata seltskonnas oma heade argumentidega, oma sõnavõtuga, oma naljadega isegi. Oled sa seda teinud? Jah, olen küll teinud. No aga milles oled sa siis parem teistest? Ja nii terve rida küsimusi, et vend jõudis otsusele, temas ei ole mitte head ja see uhkuse, auahnuse tunne ei ole õigel kohal. Auahnus kummalisel kombel võib tulla esile ka liigses tagasihoidlikkuses. Sest inimene on küllalt auahne selleks, et seda näidata otse, ta katab selle kinni, aga ta laseb ennast palju paluda. Ja siis, kui teda on küllalt palutud, siis tema rahuldub ka sellega. Aga tegelikult on selle taga auahnus, kuigi see näib olevat alandus. Ta ei tarvitse olla alandus. Ja pealegi leidub neid väga auahneid inimesi, kes ei julge esineda, sest nemad kardavad, kui ma teen vea ja mis siis saab. Siis kaotan ma täiesti oma lugupidamisega, parem ma ei esine, mul vähemalt see lugupidamine, mis mul on. Ja jällegi see sama mittevaimulik tagasihoidlikkus, mis ei aita mitte kedagi. Teine põhjus võib olla võimuahnus. Need inimesed on valmis tegutsemiseks seal, kus nemad leiavad endale alluvaid ja kus nemad saavad oma maitse maksma panna. Jällegi ma toon üsna palju näiteid, sellepärast et siis see seob meid nagu eluga. Üks noor aga rõde koguduses, kus ma töötan, ütles ühel päeval mulle, et Jumal on nüüd hakanud tema vastu rääkima. No kuidas see siis on? Ta ütles, mina vaatasin, et meie koguduses olid mõned usklikud noored õed, kes olid väga üksinda. Neil ei olnud tuttavaid ja nagu teised ka eriti neist ei pidanud lugu. Ja siis tema mõtles, et mina tahan olla nende kõige viletsamate sõber. Mõni neist on ka tervise poolt vilets, aga las nemad olla siis minu sõbrad. Ja nii ta tegigi. Tema hakkas nendega läbi käima, kogus neid enes ümber, palvetas koos nendega ja kõik olid õnnelikud. Ja nüüd, kui tuli temal see jumalik läbikatsumine, siis ta ütles, siis korraga püha vaim näitas mulle, miks sa valisid need inimesed. Kas sellepärast, et neid aidata või sellepärast, et neist üle olla. See on ainus grupp, kus sina said üle olla teistest. Ja sina näed siis, et sinu sõna maksab, nemad kõik kuulevad, mis sina tahad ütelda, ja nemad on valmis teotsema ka vastavalt, nii nagu sina seda tahad. Need inimesed on üsna sageli head organisaatorid, need, kellel on võimuahnust. Tal ei olegi nii väga auahnust, aga tal on võimuahnust. Tema tahab, et teised tema sõna kuulevad. Las teised alluvad temale. Ja see võib esineda meeste, see võib esineda naiste hulgas. Aga nende oluliseks tunnuseks on see, et nemad ise ei taha alluda. Kui nemad peaksid kusagil korrale alluma, siis selle vastu nemad kohe seisavad.
Need inimesed lähevadki kergesti grupi loomisele koguduses ja viivad ka isegi oma grupi välja. Oli ju meil mitte kaua tagasi Moskva külastamine, see on hea paik sellepärast, et seal saab paljude inimestega kokku mitmest äärest. Donbassist oli seal üks armas koguduse vanem ja ta ütles, ütelge, mis ma peaksin tegema. Meil on üks väga andekas õde, tema on kutselt arst, aga tema on parim laulja meie kogudusest. Tema deklameerib, tema tunnistab, tema organiseerib, kõik läheb tema käes ja ta teeb kõik asju paremini kui teised. Ja nüüd on tema selle peale tulnud, et tema kogus grupi inimesi kogudusest ja peab pühapäeva hommikul nendega oma kodus palvetunni. Sest meil ei ole tarvis minna palvelasse, milleks seda? Seal tehakse kõik viletsamini, kui meie teeme. Ja tõsi, tehakse viletsamini. Aga kas see õigustab sellepärast tema eemale jäämist koguduse tööst? Kahtlemata Jumala ees ei ole see õige. Nii et nende selle enese teostamise sügavamaks põhjuseks on siis auahnus, võimuahnus või siis ka uute seisukohtade esitamine. See on õieti üks auahnuse erivorme, aga küllalt siiski erivorm, et see kätte paistab. Nimelt siin tullakse juba täna nimetati seda vaimulikkusega välja. Toon jälle ühe näite, keskealine Saaremaa õde ja tema ütles mulle niiviisi, et teised on kõik rääkinud oma õnnistustest ja mina olen seda kuulanud. Kes on saanud pühavaimu õnnistuse, kes on isegi nägemuses Jeesust näinud, aga mina mõtlesin, aga miks keegi ei räägi seda, et nemad on Jumalat näinud. Ja mina hakkasin paluma, et mina Jumalat näeksin. Ja palus ja tõesti, ja ma nägin Jumalat. Ja nüüd oli tema üliõnnelik, sest teised olid pühavaimuga ainult kontakti saanud ja Kristust näinud, aga tema on Jumala isaga. Ja teie teate, mis omal ajal Läänemaal siin nõnda nimetatud isa vaim tegi. Kuidas see pani Läänemaa ärkamise seisma, tõkistas kogu töö ja viis inimesed meeletusesse, kuigi neil esinesid erakordsed võimed. Nagu juubeli puhul sedagi nimetasin, et laupäeva õhtul said paar noort meest käsu pühapäeva hommikuks Ridalasse minna, Tallinna Nõmmel. Ja 100 kilomeetrit ühe ööga maha jooksta, hommiku koosoleku ajaks Ridalasse jõuda. Aga see oli nende võime. See vaim andis neile selle võime, see isa vaim andis, nagu nemad seda ütlesid. Ja muidugi ämmastas teisi, kui see niisuguseid saavutusi toob, no mis pärast siis mitte seda isa vaimu paluda ja miks siis mitte seda nõuda. Ja veel palju muudki, aga varsti tulid patud avalikuks, sest asi ei olnud mitte Jumalast päritud, vaid asi oli hoopis teiselt tasemelt lähtunud. Nii et niisuguste uute seisukohtadega meie peame olema ettevaatlikud, et need ei tule ja kõrvale ei tõrju Jumala tahtmist. Ka see, mida me ütleme, et maailmas võib parajasti moes olla. No me kõik elame maailmas ja maailma moed mõjutavad meid. Muidugi meie oleme täna niimoodi riietuses, nagu meie kaasajal see on, aga mitte nii nagu 100 aastat tagasi olid meie isa-isad või ema-emad. See on arusaadav, aga Jumala riigi töös on siiski midagi igavest. Sest meie ei saa siin ajavaimule väga kergesti alluda või võtame ainult seda, mis ei ole kahjulik, aga võib-olla, et on ka kahjulik. Näiteks, kui ajavaimus nähakse ette teatud muusikalaadi või teatud rõõmude laadi ja ma tuun selle kogudusesse, siis on see ajavaimust tingitud, aga mitte igavesest vaimust. Jumala igavene vaim on ikka üks asi kogudus ja teine on ajavaim. Meie võime niimoodi kõrvale kalduda tõe teed. Ka toon ühe näite, üks koguduse noor vend tegi ettepaneku ja ütles, meil töökohal toimitakse nii, et kui keegi on teinud midagi halvasti, öeldakse nimeliselt, vot see tegi, aga miks te koguduses seda ei tee? Kui keegi on teinud midagi halvasti, ütlete nimeliselt kantslist kohe, vot see ja see vend ja õde on sedavisi teinud ja tema asi ei kõlba. Ja vanemad vennad kuulasid ära siis tema ettepaneku ja ütlesid, meie siiski selle peale ei taha välja minna, et see on nii-öelda maailma meetodi sisse toomine. Ja kas see aitaks meid, kas see päästaks meid, kui me selle sisse toome. Selle asemel me võime tõsist kahju saada, sest töökohal ta peab käima, ta peab omale leiba teenima, aga pallumajja ta ei ole kohustatud tulema. Ta võib sealt rahuga ära jääda, kui ta arvab, et tema nime hakatakse seal nimetama. Siis on ka veel 4. punkt, mida nimetaksin, nimelt oma meeleolude teenimine.
Ja see oma meeleolude teenimine Jumala teenimise sildi all, see on üsna kardetav asi. Toome jälle lihtsa näite, et asi oleks meile selge. Meil oli noor õde, tema jutustas järgmiselt mulle. Temal oli väikene pallomaja, väikene kogudus, kus tema käis ja ta ütles, pühapäeval me tulime kokku ja meil olid kitarrid kaasas, me laulsime, mängisime, nutsime ja naersime, nii õnnelikud me olime. Ja see 18-aastane tegi seda sama teistega ka kaasa. Ta ütles, aga esmaspäeva hommikul, kui ma tööle läksin, siis mina hakkasin kohe ootama järgmist pühapäeva, et jälle seda rõõmsat päeva üle elada. Aga mul ei tulnudki meelde, et mina töökohal pean nüüd näitama ennast üles kui usklik. Tas töökohal mina ärritusin kergesti, mina ütlesin teistele teravusi, sest see ei puudutanud asja, mina ootasin ju pühapäeva õnnistust. Ja see pühapäeva õnnistus talle tuli jälle järgmisel pühapäeval. Ja siis, kui tema tuli meile ja ta kuulas, siis ütles, et aga siin on hoopis teistmoodi käitumine. Meil ei olegi niisugust pühapäeva õnnistust, aga teie õpetate, kuidas ma pean nädala sees elama. Ja nüüd mina olen mures, mina ei tule selle eluga kuidagi toime nädala sees. Räägitakse, et me peame olema heatahtlikud ja sõbralikud, aga minu juures see ei lähe korda. Ja nõnda siis tema oligi raskuses oma usueluga. Meil on vaja silmas pidada seda, et meie ei teeni oma meeleolusid, vaid et meie teenime Kristuse seisukohti ja õpetust. Nende viljast peate teie neid tundma, see on teatavasti Jeesuse seisukoht. Meie võime sel viisil olla eneseteenijad ja need motiivid ka nimetatud. Aga meie võime tänu Jumalale midagi teha ka temale. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Mõistlik Jumala teenistus, suurepärane sõna eesti keeles. Tähendab niisugune Jumala teenistus, millest mõistus ei ole välja lülitatud. Mõni arvab, et ta peaks Jumala teenistusest mõistuse välja lülitama, seda ei ole tarvis, sest Jumal on loonud mõistuse üsna vajalikuks asjaks meile. Ja see peab jääma oma kohale ka meie usuelus. Jumala teenimise tähendust, mida sõna siis teenima tegelikult tähendab, seda meie õpime Jeesuselt. Jeesuse elust, nagu näeme, ei olnud Jumala teenimine mitte mingisugune osa tema elust, vaid see oli tema elu summa. Kõik allus sellele. Kuulsime juba, vaatama tulen Jumal su tahtmise järele tegema. Sündimisest surmani, hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Ja Jeesus ise ütles, inimese poeg on tulnud teenima ja oma hingelunastus hinnaks andma. Markuse 10. Nõnda siis Jeesuse juurest meie leiame selle sõnale õige tähenduse, et tema on sõnastik, mis meile ära seletab, mida tähendab Jumala teenimine. Ja kui me selle sõnastiku seletusega lepime, siis oleme meie õigesti ka Jumala teenimisest aru saanud. Eesti usklikkonnas on teatavasti teenimist vähe rõhutatud. Meil on emotsionaalne külg olnud tugev, aga teenimise ülesanne on olnud nõrk. Pühaduse kraadi on meil loetud selle järgi, kui suur on olnud kellegi elamus, aga mitte selle järgi, kui kõrgel tasemel on kellegi elu. Aga kui ikka temal on olnud nii silmapaistev elamus, tema räägib sellest ja teised usuvad ka seda, et see nüüd näitabki tema kõrget usuelu taset. Aga tegelikult peab see kõrge tase ilmnema meil viljas. Nende viljas peate te neid tundma. Viljatu viigipuu, Johannese 15 vilja kandmine, viigipuu needmine veel enne Jeesuse surma, sellepärast et seal vilja ei olnud. Kõik see näitab, kui oluline oli vilja kandmine Jeesusele. Jeesusest õpime teenimise tähendust. Aga me õpime ka seda, kus teda tuleb teenida. Jeesus alustas Jumala teenimist oma kodus. Teie teate, et tema lapsepõlve kohta on öeldud, et tema oli kuulekas Joosepile ja Maarjale. Ja tema kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. Vähesed noored mõtlevad sellele, et nende Jumala teenimine algab nende kodust peale. Ja nimelt vanemate sõna kuulmisega.
Me juba kuulsime, et ega see ei meeldi meie lihale. Ja ta ei meeldi ka usklik noore lihale, aga ta peab meeldima meie vaimule, sest austama isa ja ema, et su käsi hästi käiks. Meie isa ja ema on meile Jumala asemikud noore seas, sest meie ei tea veel midagi ütelda selle kohta, mismoodi Jumala teenimine välja näeb, aga meie võime oma kodus seda teenimist kasutada. Teeme siis oma kodu Jumala riigi filiaaliks. Olgu seal kuulekus, teenimise valmidus, abivalmidus oma vanematele ja otse otsimine, kuidas mina saaksin ka teiste perekonnaliikmete elu pisut kergendada. Kui seda teeme, siis oleme õigesti tabanud. Näiteks Uues Testamendis te loete Akvile ja Priskila kohta. Seal on öeldud niiviisi, et nemad teenisid Roomas oma koduga Jumalat, teenisid Korintuses, teenisid Efesuses. Kuhu see abielupaar läks, seal oli alati Jumala riigi filiaal. Seal oli alati mingisugune osakond ja meie tahaksime seda sama näha ka oma kodudes. Kaasajal kodu ähvardab muutuda. See muutub rohkem nii hotellitoaks või restoraniks, kus käiakse puhkamas ja magamas, söömas, aga see peaks olema ikkagi tõeline kodu. Ja usklikud inimesed, katsuge siis hoolitseda selle eest, et teie kodus teenite oma Jumalat. Ja pealegi teie võite sellega rohkem head teha, kui te arvate. Tean juhust, kus noor mees oli võõras linnas, ta oli usklik, aga väga üksinda, tal ei olnud tuttavaid, aga üks vend koguduses nägi seda, et tema on nii üksinda, ütles, kuule, mul on sünnipäev, tule mu sünnipäevale. Ja kutsus teda sinna, seal tutvustama teistega, ja varsti oli tema täiesti kodus ka sealses koguduses. Ma loodan, et tänane sünnipäev ka seda head teeb. Ja usume, et Jumal selle kaudu meid aitab üksteisele lähemale ja mõistmisele. Aga niisama ka tööl on see koht, kus meie peame Jumalat teenima. Meie räägime elukutsest ja mõtlesin sellele ühe venna ordineerimisel, kuidas Piibel räägib sellest, et te olete kutsutud, pühad ja nii edasi. Aga me räägime elukutsest ilma, et meie Jumala peale mõtleksime. Aga kes siis meid kutsub, kui meil on elukutse? Kust me võtame selle kutse? Ilmalikus keeles on kuidagi Jumal sealt välja jäetud. Piibli järgi Jumal on seal, sest me oleme kutsutud Jumalast ülesannetele. Aga ilmalikus keeles näitab elukutse inimese ja tema töö vahekorda. Piibli järgi näitab elukutse inimese töö ja Jumala vahekorda. Jumal kutsub meid teatud ülesannetesse ja sellepärast olen mina nimetatud ülesandes, et Jumal on mind sinna kutsunud. Mitte see näite minu ja töö vahekorda, vaid Jumala ja minu töö vahekorda. Kui niimoodi asja võtta, siis meie saame kohe aru, kuidas meie võime Jumalat teenida. Meie võime Jumalat teenida selle ülesandega, mis meie Jumalast oleme saanud ja ma tunnen seda, et see on siis minu töö. See ongi Jumala teenimise töö, kui mina oma tööd teen hästi seal, kus minu igapäevane töö on. Ja kui ma seda pisut paremini teen, kui mina seda enne usklikuks saamist oleksin teinud. Üks noorvend tuli minu juurde ja ütles, et minu poiss võtab mu aja nii ära, ta on esimest aastat koolis, aga väga halb õpilane. Igal õhtul pean mina temaga kõik järgmise päeva ülesanded läbi võtma ja mul ei jää aega enam Jumala riigi tööks. Ma küsisin selle venna käest, aga mis sinu arvates on Jumala riigi töö? Kas see oli Jumala riigi töö, kui sina oma poissi kasvatad? See ongi sinu töö. Kui sul on poiss, kasvata teda ja hoolitse selle eest. Ja kui temast kasvab ühel päeval mees, tubli mees, ta on tänulik oma usklikule isale, kes teda kasvatas. Aga kui sina jätad teda hooletusesse, ütleb, mul ei ole aega, ma lähen palvemaia, lähen kirikusse. Kas see poiss ühel päeval tänab sind siis selle eest? See on sinu tööpõld ja sina pead seal oma ülesannet täitma. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus, et meie täidame oma ülesandet seal, kus meie oleme. Ühes tehases, kus oli alles ikka omanik kohal ja seal kohalik koguduse vanem läks seda töökoda külastama, aga seal töötas ka üks noor agar vend, väga hea tunnistaja koguduses.
Ja see koguduse vanem ütles nii, no tema on meie parim, mis me oleme nüüd teile saanud siin anda igapäevaseks tööks. Ma usun, et teie väga õnnelikud olete tema tööle. Ja see vabrikomanik vastas niiviisi. Jaa, Pallamajas võib see küll nii olla, et on väga tubli, aga meie juures on see teisiti, sest meie juures ei tunnistata Kristust mitte suuga, vaid kätega. Ja tema ei osanud kätega Kristust tunnistada, suuga tunnistas üsna hästi. Kui meie teenime Jumalat, siis me peame Jumalat teenima ka oma kätega, mitte ainult oma suuga. Ja muidugi siis ka kodus, töökohal ja koguduses peame Jumalat teenima. Jeesusest on öeldud niiviisi, et tema läks hingamise päeval sünagoogi nii nagu tema viis oli. Koguduse kott on meil eesti keeles. Nii nagu tema viis oli. Jeesusel oli viis pühapäeva hommikul minna Jumala kotta. Aga mõtelge, mida see Jeesus küll võis sealt saada. Kui mõni tuim variser tõuseb üles ja seletab oma käsku, no kõige igavamal viisil, mis mõeldav on, ja Jeesus on seal oma rikkaliku vaimuliku eluga ja kuulab. Aga tema viis on pühapäeva hommikul Jumala kojas olla. Kas siin on neid noori, kes niiviisi mõtlevad, et ma läheksin küll pühapäeva hommikul ka Pallulasse või kirikusse, aga mis ma sellest kuulen? Need vanad mehed seal räägivad oma juttu ja see ei paku mulle mitte midagi. Kas on see nii, et see ei paku sulle mitte midagi? Aga kuhu jääb pühade osadus? Ära alahinda seda, mis sinu võimaluste piirkonnas on. Jeesus leidis, et tema peab olema selles, mis tema isakoda on. Ja meie ka peame olema. Meie peame olema valmis koguduses endale võtma mõne osa eest vastutust. Mis osa eest sina kannad vastutust? Oled sa kooriliige, kanna seda vastutust hoolega, sest sa teenid Jumalat. Oled sa kõneleja, kanna oma vastutust hoolega. Oled sina palvetüüs, kanna oma vastutust hoolega. Ja kui sina ohverda ja tee seda väga südamega. Ma ei unusta seda, mida vend Vysotski, tema on Eestis ka käinud, muide, ütles Moskva kongressil laulutöö kohta. Ta ütles muuseas niiviisi, et kuurijuhi pult on teine kantsel ja seda tuleb selle kohaselt ka tarvitada. Ja kuurilaul on kollektiivne jutlus ja sellepärast saavad usklikud inimesed ainult seda jutlust pidada. Uskmata inimesed ei saa seda jutlust pidada. Ja esinegu meie koosolekutel siis need, kes on valmis oma südamest issandat tunnistama ka oma koorilaulus. See olgu teie mõistlik jumalateenistus. Aga kuidas siis me tunneksime ära, kas võiksime mõned tunnused nimetada, mis oleksid minu enese teostuse ja Jumala teenimise erinevuse kättenäitajad? Omal ajal pietism rääkis väga palju sellest hingelisest inimesest ja vaimulikust inimesest. Teatavasti on see, et 1. Korintuse kirja 2. peatüki väljendus. Seal on räägitud uues tõlkes maine inimene ja vaimulik inimene. Need, ükskõik kuidas me seda nimetame, kreeka keeles psühhikoi, tähendab, et see hingeline oleks ehk kõige täpsem tõlge. Meie vaimulik inimene allub Jumalale ja hingeline inimene allub meie oma meeleoludele ja soovidele. Kui me teenime ennast, siis meie see hingeline külg võib väga suurepäraselt kaasa elada, aga meie vaimulik inimene ei ela. Näiteks meie lihaliku teenimise tunnuseks, meie inimliku teenimise tunnuseks on kiitus. Kui lihalik inimene, see hingeline inimene midagi teeb ka Jumala riigis, siis temale meeldib kiitus. Kui ta on midagi teinud, siis pärast seda, kui tema lõpetab selle tegevus, siis tema vähemalt ennast kiidab. Oma südamest, no sa tegid seda päris hästi. Aga see ongi sinu lihaliku inimese tunnus, kui sina ennast kiidad pärast esinemist. Ära kiida, vaid pane see Jumala ette ja ütle ennemini nii, et minu töö on puudustega issand. Aga sina, ma palun, täida neid puudused ja korralda see. Vaimulik inimene oskab näha oma puudujääke ja Jumala abi nende puudujääkide kõrvaldamisel. Aga lihalik inimene, hingeline inimene kiidab ennast ja tema ootab ka teistelt kiitust. Kas nüüd keegi ka ütleks ka seda talle, et ta on hästi seda teinud. Ja tal on väga hea meel, kui keegi seda ütleb.
aga see on tundemärk, et siin on mina teenimine, mitte Jumala teenimine. Teine tunnus, need, kes on mina teenijad, solvuvad hirmus kergesti. Kui midagi neile ei meeldi, siis nende vana loomus kohe tõuseb esile. Nad on pahased, ei tule ligi teinekord, lasevad ennast jälle uuesti siis mitu korda paluda, enne kui nad tulevad tagasi, aga see on tõepoolest patt, kui me niimoodi teeme. Meie ei tohi niimoodi solvuda, kui me uue inimesega tegeleme ja Jumala teenimises oleme, sest uus inimene talub isegi tõelisi solvumisi suuremeelselt. Tema vaatab sellest asjast üle ja ütleb, Kristus, sina oled rohkem talunud kui mina ja aita, et ma sind hoolega teenin. Kolmas tunnus on kadedus. Kui olen mina teenimises, siis on paratamatu ikka see, et nagu kitsas, kui teine tegi ka midagi hästi veel minust paremini. Aga kui ma olen vaimulik inimene, siis on mul hea meel, et see nii on. Kord Jumal andis mulle selle armu, et ma olin vaimulik inimene. Ma nüüd räägin selle loo siis teile ära. Nimelt keegi tuli ja ütles minule, et see ja see koguduse vanem seal ja seal ütles seda viisi, et tema usuelu on igal tahal parem kui venna tärgi usuelu. Ja siis mina ütlesin selle armsale inimesele, kes mulle seda edasi rääkis, et nii otsekoheselt, ja ma ütlesin, et mul on alati hea meel olnud, kui keegi on minust paremusklik. Ja mina tunnen seda venda isiklikult, tema on tõepoolest minust paremusklik. Ja ma siiralt siit saadik mõtlen, et tema on minust paremusklik. Ja see oli vähemalt see kord, Jumal andis mulle armu, aga teine kord tean ka, mis tähendab ehk see inimlik kadeduse moment. Kui üks õde tuli mu juurde ja ütles, et pane mind kogudusest välja, mina ei kõlba enam kogudusesse. Ma küsin, mis sul siis viga on? Mina olen kade. No, aga millest see avaldub? Tema linnast elas pisut väljas, oli lehmapidaja ja tervis oli tal vilets, sellest piimast siis tema elas, müütas seda. Ta ütles, mina vaatan ikka, et miks on naabrilehm parem kui minu oma. Ja mis pärast siis minu käsi peab ikka nii halvasti käima. Mina ei kõlba Jumalale. Ma pean tunnistama, et ma ei võtnud seda asja väga tõsiselt, sest kadedust mina ei ole seda suutnud pidada nii väga raskeks süüks, minu arvates seda esines väga vähe. Aga mida vanemaks ma olen saanud, seda enam ma olen näinud, et kadedusel on elus suurem koht, kui meil meeldib arvata. Ja tõepoolest see õde kaotas oma usuelu ja kaotas nii põhjalikult, et ta kirjutab päris halbu kirju usklikudele. Ta ei ole nüüd enam koguduses tõesti, aga et kadedus võis ka niisugust asja teha, seda ma ei osanud arvata. Aga tõeliselt on see üsna ohtlik asi. See ei teeni Jumalat, vaid see teenib ennast. Ja oma töös meie ei pea püüdma mõjutada inimeste meeleolusid nii palju kui nende südametunnistust. Vaimulik inimene läheneb inimese südametunnistusele ja püüab seda niiviisi aidata. See oligi meil omal ajal ka meie paljude vendade nõrkus, et räägiti aledaid ja armsaid lugusid, inimesed nutavad, aga üks siit Lõuna-Eesti vend just ütles minu oma kuuldes, te ei tea, mis viga see on, inimesed on palvetunnis ja nutavad, aga pöördume selle keegi ei tule. Miks ta ei nutta, kui me räägime aledaid ja armsaid lugusid, aga ei räägi südametunnistusele? Vaja oleks rääkida südametunnistusele, et see ärkaks ja see on vaimulik inimene, mis räägib südametunnistusele ja räägib ka oma südametunnistusele. Üldiselt võiks ütelda, et meie vaimuliku inimese ja lihaliku inimese erinevust või eraldamist meie suudame teatud vaimulikul tasemel mõista. Ma küsisin vanavenna Silduse käest paar päeva tagasi, mismoodi sina teeksid vahet vaimuliku inimese ja lihaliku inimese vahel, Jumala teenimise ja mina teenimise vahel. Vend Sildus oli tükk aega vait ja ütles, et seda peab ära tundma südames. Aga sellel oli sügav tähendus. Tähendab, et kui mina olen teatud vaimulikul tasemel, siis ma tunnen selle ära. See ei ole niisugune asi, et ma ütlen nüüd võtta kätte ja palu see asi läbi. Sa võid paluda, aga kui sul seda vaimulikku taset ei ole, sa ikka ei saa vastust kätte. Ja kui sina ka hakkad piiblit läbi lugema, kui sa ei ole vaimulikul tasemel, sa ei saa ikka seda kätte. Nii et siin on ikkagi teatud tase, mis meile on omane, kui meie neid asju ära tunneme.
ja sellepärast on oluline, et meie oleme vaimulikul tasemel. Et me issandat teenime, nii nagu Jumala sõna seda õpetab meid, et see olgu meie mõistlik Jumala teenistus. Moosese elust on mulle kätte paistnud, kuidas tema kord oli sellel mina teenimise tasemel. Läks ja lõi Egiptuse maha ja mattis ta liivasse ja ütles, ma lootsin, et mu vennad pidid mõistma, et Jumal tahab minu käe läbi neile abi saata. Vennad pidid nüüd mõistma siis seda asja, kui üks mees tuleb oma tugeva jõuga ja paneb ennast maksma, vennad ei mõistnud seda asja. Aga siis, kui edasi minna 40 aastat, siis vennad mõistsid. Sest siis tuli tema vaimulikul kombel vaimuliku inimesena. Tänu Jumalale, et Jumal ei lükanud mitte Moosest ära, kui tema oli mina teenimises, oma esimese töölõigus. Aga Jumal andis temale uue võimaluse ja tema tuli kui vaimulik inimene. Ma tahaksin ütelda, et oleme ehk täna avastanud oma juures puudusi ja selleks on ju see ettekanne mõeldud. Katsume iseennast läbi ja katsume oma töö läbi, oma kooritöö ja kõik muud tööarvud. Vaatame järele, kas meie siis on siis see lihalik meil. Ja kui see on seal, mis me peame tegema? Tuleme Jumala ette ja palume andeks, paneme maha neid asjad. Ja kui sellest on vähe, Jumal võib meid 40 aastaks kõrbesse panna. Nägin ühte venda, kes omal ajal töötas silmapaistval kohal, ka Moskvas nägin teda, küsisin, kuidas ta elab. Ta ütles, et Jumal on mind nurka pannud. Minul on veel väga väike kogudus, kuigi omal ajal ta töötas nii suure maa-ala üle nagu umbes Prantsusmaa. Aga nüüd on Jumal talle jätnud ühe ainsa väikse koguduse. Ja vend teab, miks see on nii. Ta tegi vea. Ja just selle vea tõttu ongi see asi nii, et tema on praegu kõrbes. Aga me usume seda, et Jumal võib ka teda sealt välja tuua. Andku Jumal, et meie võiksime olla kui vaimulikud inimesed, kes Jumalat teenivad vaimulikul kombel. Aamen.